Hei, retrosõber ja muidu uudistaja. Nagu näha võib, on mulle potsatanud lauale üks väga tolmune Majak 233. Eelmises osas küll oli teine Majak laual ja pidime selles osas minema küll seadistamise juurde. Aga kuna täiesti hooldamata Majak sattus mulle kätte, siis ma mõtlesin, et räägiks natukene lahti, mis on plaan mul sellega teha, et panna ta korralikult mängima. Loomulikult alustan ma elektrolüütide vahetusest. Miks? Siin on väga lihtne põhjus. Kuna vana elektrolüüt kuivab, hakkab lekkima ja tema mahutavus väheneb ja ESR ehk sisetakistus suureneb. Ja ta ei silu enam korralikult. Tekib müra, vilin, urin, mis iganes. Mina vahetan alati ära kõik lüüdid juba sellel eesmärgil, et uus on ikka parem. Ja tänapäeva lüüdid peaksid olema madalama ESR-iga ehk siis madalama sisetakistusega. Nad peaksid olema kõrgema temperatuuritaluvusega ning pikema elueaga. Ja et endale asja lihtsamaks teha, vahetangi ma ära kõik lüüdid, et ei peaks hakkama otsima mingit probleemi vigase lüüdi tagant. Kuna testida on neid vanade skeemide puhul kaunis kehva, just see, et sa pead lüüdi maha jootma, kuna skeemis ta võib sulle lihtsalt aiateibaid näidata. Ja vanad näiteks Majakidel, raadiotehnika, mis iganes Nõukogude Liidu elektroonikal on plaadid ise nii kehvad, et mitu korda jootes tulevad rajad lahti. Ja siis võivad juba muud probleemid tulla. Nii et jah, mina vahetan kõik lüüdid ära. Iseenesest sellel eksemplaaril, mis laual on veel üks põnev viga. Nimelt, vaatame lähemalt. Tundub, et O-ratas käib ka kuhugi vastu. Nii, aga tema viga on siis selles, et võtame siit ühe kasseti ning paneme ta mängima. Ehk siis probleemiks on see, et autostopp rakendub. Tõenäoliselt on viga üsna lihtne. Tal on nimelt selline lindiloendur, kus on siis pirn, siis LED või hõggpirn ja fotodiood. Ja kui kassett mängib, veab ringi seda ratast. Ehk siis fotodiood näeb valgust, et valgus tekib, kustub, tekib, kustub, tekib, kustub. Ja kui nüüd see lõpeb ja ta ei näe seda, siis rakendubki autostopp. Ja miks teisel ei pruugi see töötada, põhjus võib olla väga lihtne. Kas on pirnkutu, ehk siis vanusest tingituna tuhm või on läbi põlenud, või on siis fotodiood ise. Pind on kahjustunud, must. Sellised asjad ära puhastada, kui ta tööle ei hakka, lihtsalt otsida asendus ja välja vahetada. See viga on iseenesest kaunis lihtne. Aga kuna mul hetkel ei ole ühtegi fotodioodi ja sellist pirni, mis siia sobiks, kodus olemas, aga mul on varuosa kastist pärit terve lindiloendur, mis on töökorras, siis läheb esialgu see külge ja ilmselt nende mõõtmisest, kuidas testida, teen ma eraldi video, et kuidas vahetada, otsime asendused ja muud. Nii,
võtaks siis, vaataks äkki, mis sellel karul kõhus on. Külgede mõlemal küljel on 4 kruvi. Küljed ära. Taga on samuti 4 kruvi. Mul on neid juba video mõttes eemaldatud. Saab tagumise kaane ära ja pealmise kaane ära. Mis on siis karul kõhus ja mis mul sellega konkreetse eksemplariga edaspidi plaanis on nüüd teha. Esialgu setib natukene valgust paremini äkki, et näha ka oleks. Esimese otsana siis kindlasti vahetan ma välja kõik elektrolüüdid. Kindlasti eriti need väiksemad, sest nagu sai juba mainitud, vanus teeb oma töö, kuumus teeb oma töö ja mina olen sellega nagu, kuidas nüüd öelda, mina olen päri, et panna ainult uued. Et isegi kui vana lüüti mõõta, ta võib olla korras, aga mingi hetk ta võib hakata lekkima. Ja mina paneksin alati uued. Kuidas lüüte vahetada? Kõige kindlam viis on, lüüdi peal on andmed, ehk siis pinge ja mahutavus, ehk siis 2000 mikrofaraati ja 50 volti. Kõige kindlam on vahetada lüüdid üks ühele, et nii-öelda pinge ja mahutavus ei muutuks. Aga kuna tänapäeval ei ole 2000 mikrofaraadist saada, siis asemele läheb 50 volti ja 2200 mikrofaraadi. Pinge võib olla suurem, aga kindlasti ei tohi olla väiksem. Ja mahutavus võiks olla, kui sa ei tea täpselt, mida sa teed, siis alati üks ühele. Ei ole mõtet hakata seda suuremat panema või väiksemat. Sellepärast, et siis võivad tekkida juba muud probleemid. Kuna skeemis on ta ette nähtud 2000 mikrofaraati, siis las ta jääda ka nii. Nii, kui sellel saab lüüdid vahetatud, siis kindlasti saab saada hoolitsust ka mehaanika. Ehk siis puhastada, määrida, mootor hooldada, samamoodi laagril määrida, ära mõõta pinged. Toitest tuleks makile õiged pinged. Selle jaoks tuleb internetist otsida skeem ja skeemi pealt saab juba vaadata, kust kui palju mida peab tulema. Nii. Aga mis see ikka? Alustaks siis lindiloendurist.
nii. nii. Ja nüüd siis vaataks, kas oli sellest kasu. Paneme kassetti sisse ja proovime mängima panna. Ja enam välja ei lülita. Ei rakenda autostopp. Ja täitsa mängib. Vasak kanal ja parem kanal. Poted tahavad ka kindlasti hooldust saada. Samuti tuleb ära hooldada kõik nupud ja eriti need, sellepärast et mul on nii mõnelgi Macil probleeme olnud, et nupud lihtsalt ei tööta. Nüüd sai Mac mängima, enam autostopp ei rakendu, nüüd võime edasi minna. Edasi siis hakkan mina vaikselt lüüte vahetama, seda ma ilmselt teen videoväliselt, kuna see on aeganõudev töö. Võib-olla ma panen timelapsi käima ja ilmselt seda timelapsi näeb äkki järgmises episoodis, mitte nüüd tulevases. Aga ma arvan, et sellega võibki selle osa äkki kokku võtta. Iseenesest kui meeldis, pane like, kommenteeri, mis võiks paremini olla, millest ma võiksin veel rääkida, kui ma muidugi oskan. Lõpetuseks kindlasti rõhutan, et ma teen seda kõike hobi korras. Ma ei ole seda asja kuskil õppinud ja kohati võib-olla ei teagi, mis ma täpselt teen. Aga vaatame, õpime kõik koos. Kui oskate midagi soovitada, kirjutage julgelt. Video alla ma panen ka meiliaadressi, kus võib soovitusi saata, aga lihtsam on vast kommentaariumis endast märku anda. Aga seniks korraks siis nägemist ja kohtume järgmistes.